Aguljase hoovus voolab mööda Lõuna-Aafrika idarannikut alla. See on maailma kõige võimsam ookeani hoovus. 1991 aastal kaotab Oceanus võitluse hoovuse, 40 sõlmeliste tuulte, 9-meetriste lainete halva hoolduse ja halbade otsuste vastu. Oceanus oli Prantsusmaal ehitatud ja Kreeka omanduses olnud kruiisilaev. Laev lasti algselt vette 1952 aasta juulis nimega Jean Le Bourg Bordeaux asuvas Faux Chantier de la Garonne'is ning see oli viimane 4 sõsarlaevast, mis ehitati Massagerie Maritiimi jaoks. Võib-olla saate kommentaaridest teada anda, kui halvasti ma need prantsuse nimed ära moonutasin. Sea on 153 meetrit pikk, 20 meetrit laiuses, süvis on 7 meetrit ning sellel on 550 reisija ja 250 meeskonnaliikme mahutavus. Selle esimene reisiala ja vanaprahitud liin oli marsruut Marseille, Madagaskari ja Mauritiuse vahel. Rohkem kui 20 aasta jooksul vahetab see mitu korda nime, sealhulgas Mykonai, Ancona ja Eastern Princess, enne kui see registreeritakse Pireuses. P-R-E-U-S, Kreekas nime, Al Oceanus aastal 1976. Algselt ookeanil sõitvaks reisilaevaks ehitatud Oceanus läbib põhjaliku ümberehituse, enne kui see hakkab töötama kruiisilaevana Kreeka Epirotiki Linesi jaoks. Aastatel 1988 kuni 1991 kaotab Epirotiki Lines 2 laeva. Nende lipulaev Pegasus sütib põlema ja upub madalas vees ning mootorlaev Jupiter põrkub kokku kaubalaevaga ja upub 82 meetri sügavusele, võttes endaga kaasa 4 inimelu. 1991 aastal võtab TFC Tours Johannesburgist Lõuna-Aafrikast Oceanuse 8-kuuliseks hooajaks prahtimisele. Laev on peaaegu 40 aastat vana ja sellel on näha kulumise märke. Laeval on mitu lahtist kereplaati, mis on metallist lehed, mis moodustavad laeva väliskere. Viimasel reisil Mosambiiki tekkis laeval probleeme, kui reovesi tõusis üles mõnest dušist ja tualetist. Remont algab mitme vigase tagasilöögiklapi eemaldamisega reovee hoidlatest. Ventilatsioonitoru eemaldatakse samuti reoveepaagist, jättes generaatoriruumi ja hoidla vahele 10 cm suuruse augu. Remonti ei viida lõpule. Tagasilöögiklapid ja ventilatsioonitoru ei paigaldata tagasi. 3. augustil 1991 kell 15.00 lahkub Oceanus East Londonist Lõuna-Aafrikas teel Durbanisse. Väljumine hilineb pommiähvarduse tõttu. Kapten Yanis Avranis, kogenud meremees, kellel on 20 aastat ohvitseri kogemust ja 30 aastat meremehena on roolis. Kui laev suundub 40 sõlmese tuule ja 9-meetriste lainete poole, muutuvad mereolud üha tormisemaks. Tavapärane ärasõidupidu koos muusikute ja meelelahutajate Moss Hillsi ja tema abikaasa Tracyga on plaanis toimuda tekil. Tormine meri sunnib neid peo toimumispaika muutma ning nad kolivad varju Four Seasons Lounge'i siseruumidesse. Hoolimata Mossi, Tracy ja laeva meelelahutusmeeskonna parimatest tingutustest piduliku õhkkonna loomiseks otsustavad enamik reisijaid tormi ajal oma kajutitesse jääda. Torm tugevneb õhtu edenedes. Õhtusöögi esimeses vahetuses on ettekandjatel raske tasakaalu hoida, mistõttu on toidukandikute kandmine ilma maha ajamata keeruline. Laev kõigub lainetes ja tuules ning söögiriistad libisevad söögilaudadelt maha. Täpselt see, mida ookeaanikruiisil soovid. Laevadel on veepiirist allpool avaus, mida nimetatakse merekastiks. See võimaldab laeval võtta ookeani vett, et jahutada mootoreid ja täita ballastipaake. Merekastis on tekkinud leke. Kell 21.30 Transki Metsiku ranniku lähedal toimub masinaruumis väike plahvatus. Siis kaotab laev elektri. Laeva mehaanik teatab kapten Avranisele, et vesi tungib kere sisse ja ujutab üle generaatoriruumi, mis põhjustab väikese plahvatuse, kuna generaator teeb lühise. Ilma elektrita surevad mootorid välja ja laev hakkab tormisel merel triivima. Veetase tõuseb jätkuvalt, kuni jõuab vaheseinas oleva 10 cm auguni, kus peaks olema õhuventiilitoru. Mereveesi tungib läbi vaheseina ja täidab reoveepaagi. Kuna selle hoidmispaagi tagasilöögiklapid on remondiks eemaldatud, liigub vesi üles peamiste äravoolutorude kaudu.
Dušid, tualetid ja jäätmekäitlusseadmed, mis on süsteemiga ühendatud, võimaldavad veel voolata merekasti kaudu reovee hoidmispaaki ja sealt edasi kajutitesse. Meeskond pääseb masinaruumis üleujutatud sektsioonidest välja. Paabanikas ei sulge nad alumise teki vaheseinte luuke, mis on hädaolukorras tavapärane protseduur. Kui mootor on välja lülitatud, kaotab laev kogu stabiilsuse, mida selle liikumine lainetes tekitas. Kui laev triivib jõude mööda tormist merd, peksavad lained lagunevate väliste kereplaatide vastu. Meeskond ei anna häiret ega tee ühtegi teadet, et teavitada reisijaid olukorrast, millega nad silmitsi seisavad. Moss Hills, muusik Zimbabwest, tema naine Tracy ja nende kolleegidest meelelahutajad märkavad, et laev kõigub viisil, mis ei tundu normaalne. Laev kaldub paremale. Nad otsustavad asja uurida. Kui nad lähevad alumistele tekkidele, leiavad nad, et vesi tungib kajutitesse ja koridoridesse. Otsiaanus on uppumas. Lorraine Betts, kruiisidirektor, ütleb neile, et kapten on andnud meeskonnale käsu laev hülgata. Meeskonna liikmed liiguvad päästepaatide juurde ja alustavad laevalt evakueerimist. Nad võtavad pardale kõik reisijad, kelle nad kohe leidsid, kuid ei täida päästepaate enne põgenemist. Nad ei täida isegi päästepaate enne, kui köied läbi lõigatakse. Moss ja Tracy ei raiska aega ning hakkavad ülejäänud päästepaate vette laskma. Igasse kuni 90 reisijat. Päästepaadi mootorid ei käivitu ja nii triivivad nad koos hoovuse, tuule ja lainetega. Kui laev kaldub veelgi rohkem paremale, muutub päästepaatide vette laskmine liiga ohtlikuks. Peaaegu 220 inimest jääb uppuvale laevale. Moss Hills ja mitu reisijad lähevad sillale, et leida meeskonna liikmeid, kes saaksid evakuatsiooniga aidata. Sild on mehitamata. Moss kasutab raadiot, et edastada hädakutsung. Kapten Detmar konteinerlaeval Ned Lloyd Mauritius vastab Mayday kutsele. Moss selgitab olukorda, et tema on laeval kitarrist ja meeskonda sillal ei ole. Pärast lühikest pausi, et mõista seda hämmastavat ebakompetentsust, hakkab kapten Detmar Mossile juhiseid andma, kuidas olukorda lahendada. Seejärel edastab ta Otsiaanuse koordinaadid ja palub läheduses olevatel laevadel abi osutada ning annab olukorrast teada Lõuna-Aafrika võimudele. Lõuna-Aafrika merevägi ja Lõuna-Aafrika õhujõud saadavad otsingu ja päästeoperatsioonile appi 16 helikopterit. Nende helikopterite ülesandeks on viia reisijad ja meeskond õhu kaudu lähedal asuvatesse Havenisse ja Hole in the Walli asulatesse, mis asuvad umbes 6 miili kaugusel Coffee Bay'st lõuna pool metsikul rannikul. Kapten Detmar leival Ned Lloyd Mauritius saadab välja oma päästepaadide meeskonna, et võtta reisijad pardale. Esimene kohale jõudev helikopter laseb 2 mereväe sukeldujat Otsiaanuse tekile, et aidata evakuatsiooni koordineerida. Kapten Avranis on esimesena järjekorras. Mereväe sukelduja Paul Wiley lükkab ta kõrvale ja ütleb, et ta ootaks, kuni naised, lapsed ja eakad reisijad on evakueeritud. Seejärel astub Wiley kõrvale, et leida eakas reisija, kuid kui ta tagasi tuleb, on Avranis reisijad kõrvale tõuganud, end rihmadega kinnitanud ja teda vinnatakse juba ohutusse kohta. 16 päästehelikopteri seas on 13 Lõuna-Aafrika õhujõudude Pumat, millest 9 tõstavad 220 inimest uppuva laeva tekilt, samal ajal kui ülejäänud otsivad piirkonnast ellujäänuid. Päästehelikopterid sooritavad õhus balleti, tõstes reisijaid laeva esi- ja ahtritekilt. Helikopterid võtavad korda mööda reisijaid pardale, viivad nad kaldale ja naasevad laeva juurde. Kruiisidirektor Lorraine Betts tagab, et eakad, naised ja lapsed saavad eelisjärjekorra. Meelelahutajad Julian Butler, Moss Hills, Tracy Hills ja Robert Boltman on 5 viimasest inimesest, kes tõstetakse uppuva laeva tekilt üles. Kõik 581 pardal olnud inimest jõuavad 7-tunnise päästeoperatsiooni käigus turvaliselt kaldale. Järgmisel päeval kell 15:30 hakkab Otsiaanus ühele küljele kalduma ja selle ahter tõuseb üles. Vöör tabab umbes 90 meetri sügavusel liivast merepõhja. Üle 60 meetri ahtrist jääb vee kohale. Mõni minut hiljem libiseb laev aeglaselt allapoole veepiiri. Otsiaanus jääb lebama paremale pardale, vöör suunatud mere poole.
Kapten Avranis satub tähelepanu keskpunkti. Nagu Costa Concordia kapten lahkub ka Avranis laevalt, samal ajal kui 100 reisijad ootavad päästmist ning evakuatsioonis aitavad vaid laeva meelelahutajad. Ta kaitseb oma tegusid, väites, et lahkus laevalt varakult, et päästeoperatsioone organiseerida ja seejärel päästed helikopterist juhendada. Avranis ütleb, et meeskonna raadiosaatjate tühjad akud on suhtlustõrke põhjuseks. Kui ma annan käsu laev maha jätta, pole vahet, mis ajal ma lahkun. Laeva maha jätmise käsk kehtib kõigile. Kui mõned inimesed tahavad jääda, siis nad võivad jääda. Vaatamata tema selgitusele kujutab meedia teda juhtimise ajal ebaprofessionaalse käitumise eeskujuna. 1992 aastal tunnistab Kreeka uurimiskomisjon kapten Avranise ja teised ohvitserid hooletuses süüdi, kuna nad põgenesid laevalt kriisi ajal ilma reisijaid abistamata. Avranis ei veeda vanglas aega ning tema tööandja Epirotiki Lines annab talle parvlaeva juhtimise kuni tema pensionile minekuni. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja soovid vaadata rohkem selle kanali videoid ilma reklaamideta, siis kaalu meie Patreoni toetajaks hakkamist. Link on kirjelduses. Saad liituda tasuta või valida liikmelisuse, mille eeliste hulka kuuluvad reklaamivabad videod, varajane ligipääs ja otse küsimuste vastuste kõned. Ootan sind seal!